Ja sõber, täna mõtiskleme väga olulise teema üle. Kuidas Jumal meid oma vaimu kaudu kasutab ja seda isegi siis, kui me tunneme end ebakindlana. Kui sa oled aeg-ajalt tundnud, et sul pole piisavalt oskusi, jõudu ega julgust teha seda, milleks Jumal sind on kutsunud, siis on järgnev mõtisklus just sulle. Vaatame, mis olukorras see teema piiblis esile kerkib. Neid kohti muidugi on palju, aga meie vaatluse all on täna kohtumõistjate raamatu 6. peatükk 33. kuni 34. salm, kus räägitakse siis Gideonist. Kõik miidjanlased, amalekid ja hommikumaalased olid kogunenud üle jõe tulnud ja Iisraeli orgu leeri üles löönud. Aga issanda vaim täitis Gideoni. Ta puhus sarve ja abieeserlased hüüti temale järgnema. Aamen. Niisiis olukord Iisraelis ei olnud kiita. Midjanlased, amalekid ja hommikumaalased olid ühinenud, tulnud üle Jordani jõe ja löönud oma leeri üles Iisraeli orgu. Tähelepanuväärne on see, et Miidjan tähendab tõlkes riidu või tüli. Ja just sellist tüli külvasid midjanlased oma liitlastega ka Iisraelis. Ja eriti jaamatav oli selles osas Manasse suguarv, kust Gideon oli pärit, sest nende asualad asusid mõlemal pool Jordani jõge, niisiis polnud see ainult füüsiline, vaid ka vaimne rünnak. Kuid just selles kriitilises olukorras toimub midagi väga olulist. Piibel ütleb, et issanda vaim täitis Gideoni. Algkeeles on siin kasutatud sõna labasa, mille algne tähendus on tegelikult riietumine. Sõna-sõnalt kõlaks see nii, et issanda vaim riietus Gideoniga. Kujutlegem seda piltlikult ette. Jumala vaim kandis Gideoni nagu riideid, otse kui sõdur kannab soomusrüüd. Gideoni saavutatud võit ei olnud seega tema enda tarkuse või jõuvili, vaid otseselt Jumala vaimu tegevuse tagajärg. Kui me mõtleme Uue Testamendi ajastule, siis tänu Jeesuse Kristuse elule, surmale ja ülestõusmisele on meie vaimulik elu veelgi rikkam ja vaimu toimimise võimalused avaramad. Seesama püha vaim, kes rõivastus Gideoniga nagu sõjarüüga, elab täna ka sinus ja ma loodan ka minus. Sina ja mina oleme tema templid. See tähendab, et tema toime sinu elus võib olla veelgi tugevam ja ulatuslikum. Aga nüüd võib tekkida küsimus, kui Jumala vaim mind täielikult üle võtab, kes ma siis ise olen? Kas ma kaotan iseenda? Kas ma muutun siis Jumala, nagu öelda, üpiknukuks? Gideoni lugu meile seda ei näita, Jumal ei võta üheltki inimeselt tema individuaalsust. Gideon ei muutunud vaimuga täitudes äkki Simsoni, Otnieli või Jefta sarnaseks. Jumala vaim ei muuda meidki mingiks halliks, igavaks massiks. Vastupidi, ta võimestab meid just meile omaseks teenimiseks. Väike näide argielust. Mõtle oma majapidamises olevatele elektriseadmetele. Sul on tolmuimeja, pesumasin, triikraud ja mikser. Need kõik on loodud väga erinevate ülesannete jaoks. Kuid nad kõik vajavad töötamiseks sama energiat. Ilma vooluvõrku ühendamata on nad kõik ühes asjas täiesti sarnased. Nad lihtsalt ei tööta. Alles siis, kui nad on energiaga ühendatud, saavad nad täita oma unikaalset eesmärki.
Kuid meie pole siiski tahtetud masinad, sest Jumal on loonud meid erilistena ja tema kavas ei ole seda muuta. Ja nii oli see ka Gideoniga. Ta ei olnud sündinud kangelane. Tal oli kahtlusi ja soov usu kinnituseks Jumalalt tunnustähti saada. Sa võid olla isegi õiges vooluvõrgus, aga tunned end ikkagi vana ja logiseva masinana. Mis siis teha, et Jumala vaim saaks meid kasutada? Gideoni puhul me näeme, et ta on juba eelnevalt hoolimata oma ebakindlusest näidanud Jumalale üles siiski ka ustavust ja kuulekust. See oli viljakas pinnas Jumala vaimu tööks tema elus. On suur vahe, kas sa lihtsalt tead, et vaim on sinu elus tegev või et sa reaalselt lased vaimul ennast juhtida ja kasutada. Efesuse kirjas öeldakse väga selgelt, saage täis vaimu. Aga see ei tähenda seda, et me ei saa samal ajal olla juhitud ka oma lihalikest imudest või loomusest. Kuskil on ka need õlivad. Kuid Jumala vaim täitis siin Gideoni ja tagajärg oli see, et ta puhus sarve, mispeale ta sugulased, abieeserlased tulid kokku. Gideoni saatis käskjalad ka oma Manasse hõimule ja teistelegi põhjapoolsetele hõimudele, et nemadki ühineksid võitluseks. Ja nad tulid, Manasse suguharu oli olnud seni nagu katkenud vooluring, sest nad olid geograafiliselt Jordani jõega 2 jagatud, pool suguharu elas ühel pool teisel pool, nagu juba varem ütlesime. Gideon teadis seda nii-öelda oma käest, mida tähendab killustatus. On tõsiasi, et killustatus ja lahkhelid nõrgestavad Jumala rahvast ja põhjustavad kaotusi ning teeb issandale häbi ka. Vaimutöö puhul üksnes sisemist elamustest ei saa elada. On ka nähtavaid katkestusi, mida tuleb ületada. Kui Jumala vaim aga täidab usklike südameid, siis lõpeb valitsevate tülide ja riidude ajastu. Tekib üksmeel. Jumala vaimust täidetud Gideon puhus pasunat ja rahvas tuli kokku. Nii kutsub Jumala sõna meid tänagi taas koonduma, mitte inimlike kompromisside, vaid Jumala sõna ja vaimu juhtimise alla. Ja lõpuks peab siiski ütlema, et hoolimata kõigest, mis Gideoni elus toimus, oli temas ikkagi veel ebakindlust. Nagu ütlesin, ta ei olnud mingi superkangelane, kuid Jumal oli pikameelne ja tegeles temaga ikka edasi. Kui ka sina tunned ebakindlust, siis tea, et Jumal on sinuga kannatlik. Ta tahab sind kasutada seal, kus teistel ei ole võimalik. Küsi endalt, milleks sa oled kutsutud ja millisesse vooluvõrku sa oled praegu lülitatud. Ava end tema vaimule, et ta saaks sind nagu Gideoni kasutada. Järgmine kord räägime niinimetatud viljade väljapanemisest. See on siis Jumala tahte otsimisest. Aga seniks kohtumiseni.